Vaher ja mäng vahepeal läks käima ka. Ründajad 29 Sander Alamaa, number 7 Danil Kuraksin, 10 peal Markus Poom on pühikoosseisus tasapisi ennast tagasi mängimas. Saab Flora siit penalti ja Lepik läheb seda lööma ja siit on kohe esimene olemas teisel minutil 22 Mark-Andres Lepik ja Flora vähemalt virtuaalselt on jälle esikohta hoidmas. Ja kiiresti käis see ja tasub tähelepanelik olla. Sarr. Kuraksin ettepoole ka, Kuraksin tundub, et siit nüüd jõuab sinna pallini, et all lööki on, vaatame, mis välja mõtleb ja paneb latis sisse sealt. Ja tundus, et täpselt sarvede vahet Weinsteinile lükkas ja Kuraksin on sellel hooajal löönud küll. Ja Flora nüüd selle väravaga läheb kohtumist 2-0 juhtima. Ja see tuli kuidagi lihtsalt. Numbrid said ikkagi lõpuks otsa ka. Tuleb siit Flora uuesti, Poom palliga lükkab Sapinenile ja saab kohe kirja. Ja Sapinen saab kohe kirja ja 3-0. 15 minutit on mängitud ja seis on 3-0. Ja nüüd hakkab tasapisi minu sinisinsus ka ära kaduma, et Kalev võiks siin veel mängu noorte peal. Tuleb siit Kalev ja ei lahenda nüüd seda ära. Kalev on nüüd tulemas ees, eriti palju mängijad ootamas ei ole. Nüüd siit tullakse, nüüd kas vajutab ka, aga see läheb. Jõuab pall sinna, läheb pall uuesti alla, sealt on jälle olemas mehed, aga natukene kõrgeks jäävad need pallid hetkel. Tuleb siit ja tuleb neljas ka. Tuleb neljas ka ja Sander Alamaa saab jala valgeks. Ja hetkel siis 4 väravat ja 4 erinevat väravalööjat. On Flora kastis, Alamaa ühendana kirja saanud. Poom tuleb siit ja läheb natukene keskele. Mihhailov seda nurgalööki Poomi lahkumisel andmas on ja tuleb siit 5 ka ja Sergei Zenjov on see mees, kes selle ära vajutab ja tundus nii lihtne ja Zenjov on seda juba pikemalt aega teinud, täpselt selliseid asju peaga ära vajutanud. Kalevi jaoks väga olulises rollis, sest Tammekal selgelt on variandid suuremad ja siit pannakse latti ka veel. Väga hästi saab, vaatame, kas nüüd saab löögile ka, ei, otsib sööt hoopis nii väikse ala peal ja süke Barsalik ja Andreas ei saa siit, aga Sergei Zenjov ei saa ka siit. Aga igatahes siit Floral 6. ei tule ja kas nüüd tuleb siit, ei tule siit ka. Saame nüüd palliga, Usta kastis ootamas, vaatame, mis välja mõeldakse. Saame nüüd tuleb madalalt ja Usta Ares nüüd ja otsib väga hea sõiduga Sapineni, seal nüüd on Sapineni ruumi ja on ruumi, kas Sapinen paneb täna teise ja paneb teise. Ja Flora lõpetab mängu täielikult ära 6-0 ja see on nüüd see punkt, mida Flora otsis. Mitte et 6-0 oleks kuidagi rohkem eest jooksmine kui 5-0, aga selge see, et seal midagi näitama ja ikkagi lõppend. Ja on see mäng läbi 6-0 Flora. Hugo Paluta ja Tallinna Kalevi poolt seis jäi täna 6-0, üsna õnnetu. Mis täna tegemata jäi? No tegemata jäi palju. Esimene poolega me tegime natuke teistsugust või nagu eelmised mängud mängisime wingbackidega, see ei töödanud ja nüüd proovisime 4. kaitseliiniga, seal ka midagi läks nii valesti ja kaitsetööst jäi ikka puudu, lasime neil liiga lihtsalt sealt lüüa kasti juurest ja mu enda kala oli ka, ei saanud õigel ajal pidama. Praegu matemaatiliselt on kõik veel võimalik, on see usk veel alles? No eks mingi väike usk ikka peab olema, muidu me siin ei üritaks isegi, et lähme mängult ja üritame nii palju, kui torust tuleb. Ega lihtsamaks ei lähe, Nõmme Kalju on järgmine? Kindlasti mitte, jah. Aga edu ja hoian pöölt. 6-0,
ega paremaks minna vist ei saa. Jah, skoori mõttes kindlasti väga hea töö meie poolt. Mänguliselt nagu alati on asju, mida saab paremini teha. Järgmine on Narva, mõtted tunduks nagu, et poolel oleks võinud juba sinna mõelda? Ei, jalgpallis sellist asja endale lubada ei saa. Pidime mängima korralikult siin teise poole ära ja nüüd taastame 2 päeva ja Narva tuleb siia. Eesmärk on võita neid muidugi. Täna alustas pingil, oli seal mingi põhjus või oli lihtsalt treeneri otsus? Treeneri otsus lihtsalt, et ongi palju mänge tulemus, et kõik, kes väärivad enda võimaluse, saavad enda võimaluse, kellel on vaja puhata, siis saavad puhata. On natuke raskem ka mängule tulla, kui Levadia ees võitis ära täna enne mängu, et on raskem tulla ka, kui tead, et pinge peal, et täna ikkagi tuleb see võit ära võtta? Pinge on kõigil niikuinii peal, siin ei ole vahet, et kõik teavad, et liivastumisruumi ei ole, nii et selles mõttes Levadia tulemus mitte midagi ei muutnud meie jaoks. Okei, aga tänud ja edu!